Tere kuulama uudiseid stuudios Rohkede Velak. Valitsus annab pressiteates teada, et valitsuse maksupoliitika ei ole heitliku loomuga, vaid sihikindel ja tulemustele orienteeritud. Juba mõnda aega kasutab valitsus maksupoliitika kujundamisel peibutusmakse, mis tähendab, et alguses räägitakse, et tuleb uus maks või tõuseb mõne varasema maksumäär, mõne aja pärast aga antakse teada, et maksutõusu leevendatakse või jäetakse see üldse ära. See annab efekti, nagu valitsus mõtleks inimeste peale või et inimestel õnnestus poliitikat mõjutada. Mõlemad on positiivsed emotsioonid, mis on sidusa ühiskonna jaoks vajalikud ja ilma peibutusmaksudeta ei oleks seda emotsiooni kusagilt võtta, lisatakse teate lõpetuseks. Veel annab valitsus teada, et kuna õpetajate palgatõusuks raha leida ei ole lihtne, siis otsustati palgatõusust loobuda ja hakata maksma õpetajatele talumistasu. Keskmine täiskohaga õpetav õpetaja peab igapäevaselt taluma igast suunast tulevaid süüdistusi, massilisi regulatsioone, lapsevanemate survet, õpilaste negatiivset suhtumist. Talumistasu oleks kompensatsioon ühiskonnas välja kujunenud meelsuse ja riikliku praktika talumise eest. Suurem osa pedagoogide puhul saaks talumistasu olema töötasust oluliselt kõrgem ja kuna talumistasu ei kuulu sotsiaalmaksuga maksustamisele, on see ka riigile odavam. Ja energeetikast. Eleringi megahange keskendub juhitavate elektrijaamade rajamisele. Kui hange õnnestub, peaks Eesti saama endale esimese juhitava elektrijaama juba 5 aasta pärast. Seni tuleb läbi ajada ka juhitamatute elektrijaamadega, milledest suurim on Auvere juhitamatu elektrijaam, mis töötab juba aastaid nii, nagu seda juhiks mitte keegi, ehkki sageli see nii ongi. Eesti esimene juhitav elektrijaam oleks suur samm edasi. Unistus sellest, et riigil on elektrijaam, mis hakkabki tööle, kui sa tahad, on läbi aastate edasi elanud. See oleks suur edasiminek ka juhitavate energiamajanduste suunas, sest valitsus on välja kujundamas megahanget leidmas lõpuks ka juhitava riigivalitsemise elluviijat. Tervisekassa ülevaatest aga selgub, et arstiabi kättesaadavus väiksemates maakohtades ei ole oluliselt halvenenud ja tehakse isegi keerukamaid operatsioone ja kasutatakse nende juures valdavalt kohalikku toimestust. Viimane näide pärineb Kaldaverest. Kohalik 32-aastane mees hakkas linna hambaarsti juurde sõitma ja bussipeatusesse bussi oodates tuli tema juurde 2 kohalikku, ajasid temaga pisut juttu ja järsku läks mehel silme eest mustaks. Kui ta ärkas, oli tal üks hammas puudu, just seesama, mis oligi enne valutanud. Kadunud oli küll ka mehe rahakott, aga ehk olin ma kohaliku toimestuse tõttu ise lihtsalt hajameelne ja kaotasin selle ära, märgib patsient. Tervisekassa rahaprobleemide valguses kannustab ka riik inimesi rohkem kasutama just kohalikku toimestust ja kohapealset arstiabi. Spetsialistide puudust politsei sõnul kohtadel ka ei ole. Ja rubriigist mitmesugust. Droonitoloogide sõnul on alanud droonide sügisene ränne, mille käigus kogunevad droonid parvedesse ning hakkavad lendama varem sisestatud sihtmärkide suunas. Mõned droonid hülgavad pesa hiljem kui teised, noored droonid alles õpivad lendamist ja orienteerumist ning leiab aset ka niisama hulkumisi. Droonitoloogidel on palve droone mitte toita, muidu nad ei lendagi minema, vaid selline teguviis meelitab neid rohkem kohale. Õige droon lendab varem või hiljem ise ida suunas tagasi. Kuulsite uudiseid.